Ma viimasel ajal saan üha rohkem aru, et maailmas on meeletult palju valet ja minu olemuses on selline nagu kergeusklik laps kuni tänase päevani olemas. Ma kipun nagu kõiki asju uskuma, mis maailmas on ja ma usun ka seda maailma suurt valet, aga see teeb haiget. Järelikult on selles midagi, ei ole see nagu õige. Ja seda on väga, väga valus on taluda seda vale. Et ma ei taha hakata vaidlema selle üle, et mis on õige ja mis on nagu vale. Ma arvan, et igal inimesel on õigus iseenda tõe ja iseenda mõtete ja iseenda elu üle. Ja seda enam eristub nagu see selline üldine või peale surutud nii-öelda tõde, mis kui see ei resoneeru minu sisemise väikese tõega, siis ta on minu jaoks vale. Et see konflikti koht on pigem siin, mitte nagu selles, et kas see suur tõde, mida nagu presenteeritakse, on nagu tõde või mitte tõde. Ja ma arvan, et nii tunneb üsna palju inimesi. See puudutab meie erakonda, Elurikkuse erakonda väga otseselt selles mõttes, et kui on kokku tulnud üle 500 inimese, et siis vaata, neil kõigil on nii-öelda see oma tõde, oma sisemaailm, millest nad juhinduvad. Ja et tänapäeval või tänase päevani, et ikkagi meie maailm on olnud hästi selline autoriteetide põhine. Et olgu selleks siis kirik või riik või ka teadus on ju, et igal juhul, et keegi nagu väljast poolt ütleb, et see on tõde, et asjad on niimoodi. Nii, et nüüd, kui me eksperimenteerime sellega, ma julgengi öelda, et eksperimenteerime sellega, et näiteks 500 inimesel võib vabalt olla nagu oma tõde ja et me nagu ette ei ütle, et mis on õige. Et siis see tekitab ebakindlust kahtlemata ja et pind nagu hakkaks jalge alt ära kaduma, ei tea enam, kus on põhi, kus on lõuna, muuseas põhjapoolus ka liigub. et see ongi selline protsess, et mis nõuab võib-olla nagu ka erakonna liikmetelt sellist nagu tolerantsust, aga sellises sügavas mõttes, et isegi näiteks kui ma mõtlen, toome sellise klassikalise näite, et kas maa on nagu kera või lapik, et isegi kui see minu jaoks on nagu täiesti absurdne küsimus, on ju, aga ma kas või naljaga pooleks nagu luban sellel mõttel on ju olla, et laste siis olla, uurime seda asja, too oma tõendusmaterjal on ju, et kas sa oled seal ääre peal käinud on ju, et muuseas maa ei olegi nagu täieslik kera, vaid on selline natuke nagu kartul. Aga kuidas sa tead seda, et ta on kartul? Vot väga hea, kuidas ma tean. Keda sa usud? Sealt kosmosest on ju mõõdetud seda, ma usun, et on mõõdetud ja on näidatud ka pilte, et kuidas nagu natukene on selline mitte täiuslik kera. Et ühesõnaga kokkuvõttes, et kui me nagu lubame nagu inimeste mõtetel olla ja kuulame neid, et siis ma olen nagu suhteliselt veendunud, et sellised ütleme suured nagu päris lollused, need lihtsalt kiiresti nagu selekteeruvad välja ja need, et millest on midagi nagu kinni võtta, pihta, millegiga peale hakata, et neid saabki siis nagu arutada ja muuseas see on kõige ehedam teaduslik protsess ehk teaduse aluseks ikkagi on nagu uuriv vaim,
soov maailmast aru saada, maailmas toimuvatest protsessidest, nähtustest aru saada ja see püstitatakse hüpoteese või noh, ütleme siis oletusi või tekib mingid ideed, mis siis tihtipeale tunduvad väga absurdsed, et noh, klassikalised näited, et kui inimene ütles, et maakera ei ole lapik, vaid on ümmargune, noh siis temaga läks väga halvasti, sellepärast et öeldi, et ei noh, et sa räägid puhast valet ja sind tuleb hukata. Ehk siis ja kõik need nõidade põletamist ja noh, kõik sellised asjad on nagu see sellisest vaimust kantud. Tead, mul on vahest tunne, et lapsed, kui nad kooli tulevad, et siis nad on ka justkui avatud ja uudishimulikud ja nad tahavad seda maailma tundma õppida ja nad tahavad tunda, kuidas see maailm nende sees heliseb. Ja siis nad saavad mingisuguse sellise suure, raske valmistõe intellektuaalsel kujul ja nad peavad selle kuidagimoodi endale omaks võtma. Ja neil ei ole isegi võimalust kogeda või tunnetada, kuidas see tegelikult maailmas resoneerub või kuidas see temas resoneerub, mis võnkeid see tekitab, kus see tõde tuleb, kes on seda nagu öelnud. Et see lihtsalt laotakse neile faktide, teadmiste ja raamatute kaudu ette ja öeldakse, et võta, see on nüüd maailm ja nii see on. Et ma arvan, et see teeb nagu väga paljusid lapsi õnnetuks või kaotab tegelikult huvi õppimise vastu, sest laps oma olemuselt on väga suur avastaja ja ma näen esimese klassi laste pealt, kui suur huvi neil on ja kui avatud nad on ja kui valmis nad on tegelikult õppima. Et siin on ka nagu küsimus, et kuidas me siis ikkagi tulevikus õpetame nii, et lastel sellest ka nagu kasu läks ja et nad aru saaksid, mida nad tegelikult õpivad. Ja. Aga meil Elurikkuse erakonnas on ju otsedemokraatia. No just, et sinna ma tahtsingi jõuda, et me eksperimenteerime või ütleme siis niimoodi, et oleme väikeste sammudega juurutanud siis nagu päriselt otsedemokraatiat ja mis see tähendab seda, et meil on kasutusel ka siis selline tehniline platvorm, et me saame põhimõtteliselt igal ajahetkel püstitada mingisuguse teema ja siis seda arutleda selle üle ja siis teha hääletus. Ja siis selles ajahetkes see hääletus ongi siis erakonna seisukoht ja me oleme 2 hääletust praegu läbi viinud ja esiteks, et seal on osalenud siis 20–30% erakonna liikmetest, mis on Eestis, ma arvan, nagu väga-väga kõrge protsent. Vaatamata sellele, et meie suur osa meie liikmeid on mitte interneti kasutajad. Tegelikult üsna suur, 10% kindlasti. Jah, et kusjuures, et see platvorm veel, et kuna me seda ka alles arendame nii, et ei ole sugugi nagu ülimugav veel. Ja need 2 hääletust, mis on olnud, et üks oli siis ränderaamistiku hääletus, et kas Eesti peaks selle poolt olema või vastu. Ja paljudele tuli üllatusena, et erakond kui selline, siis need inimesed, kes hääletasid, tulemus oli 2/3 vastu, 1/3 poolt ja võt see võtab nagu mõtlema, et kas ma nüüd ei mängi ja tahan ära minna või siis ma nagu hakkan kuulama, et miks, et kui ma olen nendega ühes erakonnas, et kas nad siis on tõesti nii lollid, et nad ei saa mitte millestki aru, et siis ma pean ära minema või kuulan neid, mis nende argumendid on. Ja teine hääletus nüüd oli just äsja, siis see karusloomafarmide keelustamisteema ja siin väga selgelt, ma ei tea, umbes 95% oli nende vastu. Ja siis täna 28. jaanuaril Elurikkuse erakonnaga avasime siis kõikidele Eesti inimestele võimaluse hääletada selle üle,
et millist Rail Balticut ehk millist siis raudteeühendust Euroopaga me tahame. Kas see peaks paiknema olemasoleval trassil läbi Pärnu või Tartu, kas see peaks olema täiesti uuel trassil, nagu praegu tahetakse teha, kas seda on üldse vaja ja et see on esmakordne võimalus, et võimalikult paljud inimesed siis identifitseeritult läbi mobiil-ID, ID-kaardi annaksid päriselt oma hääle selles küsimuses. Kui suur see hääle andnud inimeste hulk peab olema, et sellest oleks ka mingi mõju? No kui alustame sellest, et praegu, kui üle 1000 inimesi on teinud siis tõestatud allkirjadega petitsiooni, et siis Riigikogu komisjon peab seda arutama, see on siis praegu. Nii. Aga meie soov on ikkagi see, et rahvahääletused mingil kujul kirjutataks põhiseadusesse ilmselt. Seal ongi siis küsimus, et kui palju inimesi saab rahvahääletust algatada, mis küsimustes saab algatada, mis on siis need kvoorumid on ju, milliseid küsimusi saab millise protsendiga otsustada, et see on kõik edasine töö, aga et me selle Rail Balticu hääletusega tahame näidata seda, et selline rahvahääletus, mis ei toimu üks kord võib-olla 10 aasta jooksul, et kas me astume Euroopa Liitu või mitte, et see on võimalik, et põhimõtteliselt võib neid kas või ma ei tea, iga kuu või iga kvartal teha ja et see on tehniliselt võimalik ja et see ongi üks meie põhisõnumeid, et inimesed ka siis nagu riigina või kohalike kogukondadena, omavalitsustena võiksid oluliselt rohkem asju läbi rahvahääletuste hakata otsustama. Aga Toomas, miks sa arvad, et on oluline rahvas panna hääletama või otsustama? Sellepärast, et siis tekib ka vastutus ja mõtlemine, et muidu on alati see, et nemad seal Toompeal on ju, et keegi kusagil nemad, nad tegid jälle sellise asja. Ja siis ei ole niimoodi, ja kusjuures rahva hääletuse tulemusena kindlasti otsustatakse asju näiteks, mis minule isiklikult ei meeldi. Aga neid võib ka ümber otsustada ja teiseks, kui toimub ikkagi sisuline arutelu eelnevalt ja inimesed tunnevad, et nende häälel on kaal, siis ma arvan, et selliseid nii-öelda ärategemise otsuseid või selliseid, ma ei tea, vägivaldseid või näiteks siin toodakse tihti nagu vastaste poolt näiteks, et siis võib-olla kehtestatakse surmanuhtlus on ju nii. Et siin ongi nagu selline usalduse küsimus, et mina ei usu ausalt, et Eesti rahvas, Eesti valijad läbi rahvahääletuse kehtestaksid uuesti surmanuhtluse Eestis. Ma ei usu seda. Et ma ei tea seda, aga ma ei usu seda. See muidugi tähendab seda ka, et ei manipuleerita faktidega selle hääletusele mineva asja ümber. Et rahvaga ei manipuleerita, et faktid, mis välja tuuakse, on ausad ja kuidas seda kontrollida? Ei, seda ei saagi kontrollida, tähendab see tänapäeva infomürast, ongi, et on kõik teadmised, tõde, kõik on laiali, ongi, et maakera võib olla ümmargune, võib olla lapik, nii-öelda mingites artiklites või et on kõik ja vaat siin nagu tekibki see inimese isikliku nii vastutuse kui teatud sellise uurimiskohustuse koht, et ta peab nagu hakkama nagu selles mõttes mõtlema ja ka tunnetama, et mis on tõde, kes räägib tõtt, on ju, kas see on naabrimees või see on peaminister või see on teadlane või võrdlema seda nagu oma elukogemusega, ja võt veel kord, et ma arvan, et kui inimesele anda see vastutus, et siis see manipuleerimise nagu mõju väheneb selgelt. Mm-hmm.